Alustame siis uue infopoliitika saatega. Järjekorras teine, seekord on meil külas Eesti Interneti Sihtasutuse ainuke juhatusliige vist, ja. Heiki Sivul. Ja tere, Heiki! Tere! Siin oli üks ajend, miks ma siin kutsusin, oli üks hiljutine jama ühe .ee teenindava suure nimeserveriga, mida on 8. Et ns.uu.net oli see ja mina kuulin sellest niimoodi, et üks minu klientidest, tema sysadmin oli avastanud, et kirjad ei jõua kohale millegipärast. Nende domeeni, vähemalt mõned kirjad. Ja otsiti probleemi, avastati, et üks nimeserver annab .ee domeeniruumi kohta valesid vastuseid. Et millest see probleem tuli ja kas on tänaseks lahenenud? Ja tänaseks on see õnneks lahenenud ja selline häda on muidugi üks suuremaid, mis saab juhtuda nii-öelda sellistes nimeserverite süsteemis ja meie Ameerika partner lihtsalt selle nimeserveri ühel hetkel lasi maha ja ta ei teenindanud meid. Ja see Ameerika partner on meil siis juba nii-öelda mõnda aega olnud, ehk et siis eelmisest tehnilisest ja halduskontaktit on nendega kokku puutunud ja selle kokku leppinud. Ja kuna nad osutavad meile tasuta teenust siiamaani, siis seda tuleb just selle nimeserveriga tihti ette, et ta ongi vahepeal maas. Teinekord on ta tund aega maas, teinekord on paar päeva maas. Ja seekord läks siis selles mõttes halvasti, et kui ta on täitsa maas, siis ju läheb päring ju järgmise nimeserveri poole ja ongi nagu kõik korras. Aga selle peale, kui me hakkasime ta tõsiselt nagu taotlema, et kulge, et tõske püsti, siis nad tõstsid ta püsti, aga siis hakkas ta valesi vastuseid andma, kuna vana tsooni fail oli peal. Ja ta ei saanud uut tsooni faili kätte ja seda me siis lahendasime ja saime lõpuks asja korda, aga mitte normaalset teed pidi ehk et pöördudes nii-öelda klienditoe poole, vaid et otsides nii-öelda inimesi, kes suve ajal nii-öelda tööl on ja siis asjast aru saaksid ja lõpuks siis asja püsti panid ja ka meie nii-öelda nimeserveriga asja suhtlema panid. Mis pärast siis see probleem tekkis niimoodi, et tasuta teenindavad, aga ühel hetkel otsustasid, et nad enam ei teeninda ja teie ei saanud ka nimekirjast maha võtta seda, et ta ei oleks 11-8, vaid oleks 7 tükki näiteks vahepeal? See mahavõtmine on selles mõttes veel keerulisem, et palve peale, mis tavaliselt selles maailmas on tavaline, et saadetakse meile, arvaga helistatakse. Nende meilide peale ei tulnud ühtegi vastust, aga me läksime juba selle sammu poole, et loomulikult me praeguse tehnilise kontakti poole ehk Jaak Lippmann poole pöördusime. Tema oli välisreisil ära, ehk ei saanud ka nii-öelda ühendust kohe. Ja siis me isegi Jaana poole pöördusime, et kas nad ei saaks omalt poolt teha seda, et see nimeserver lihtsalt korraks maha võetakse. Sealt saime me muidugi nagu suhteliselt etteoodatava vastuse, et kui te tahate selle maha võtta, siis ka teie redelegeerimisprotsess hakkab otsast peale. Ehk et see praegune siis katkestub, mille peale me loomulikult pidime selle palve ruttu kohe tagasi võtma. Ja see ongi natuke sõnul seletamatu. Ma millegipärast arvan seda, et meil on vihjatud sellest Ameerika partneri juurest, et nad seda tasuta teenust pikalt nii ehk naa ei paku. Ehk et kui me redelegeerimise saame ära tehtud, et siis me see nimeserver muidugi me vahetame üsna kohe välja, nii pea kui võimalik. Mis selle redelegeerimist, mis see takistab praegu, et Eesti poolt peaks olema kõik OK andnud, kes vähegi võiks seda anda? Jah, meie oleme oma protsessid ju teinud ja see kõik käis tegelikult ju eelmise aasta detsembris ja seal keskel. Ja Jaanaga ja nende juhtidega läbi rääkides, siis nad lihtsalt ütlevadki, et ei, see on nende tavapärane protsess.
see kuskilt levinud müüt, et kui kõik jahid on käes, ehk siis kõik kontaktid ja kõik sponsororganisatsioonid ja kõik on toetust avaldanud, et siis läheb 6 nädalat. Tänaseks ei saa ütelda, et see 6 nädalat on ja Jaana poolt ei nähta sellest ka mingit erilist suurt probleemi, et mingil hetkel ma täitsa mõtlesin, et äkki Jaana on väga hõivatud uute geneeriliste domeenide nii-öelda maale toomise protsessiga ja väide on, et veel ei ole. Aga iseenesest see protsess on meie poolt vaadates olnud pikk, aga me kindlasti jõuame kannatada ja tänaseks on Jaana andnud enda käest ära raporti, mis Eesti kohta on tehtud ja ta on siis ICANN-i direktorite boardi siis sekretariaadi käes, nii et nüüd ootame, millal ta ICANN-i direktorite boardi ehk nõukogusse siis päevakorda tuleb. Samas selle reedele keerimise oleks nüüd ju väga, väga ruttu ära teha kaugel minevikus, kui see domeenireform algas juba 2008. See jäi venima igasuguste sükeste isiklike konfliktide põhjalt minu arusaamise järgi, et oli seal E-net oli üsnagi solvunud ja siis oli ministeeriumite vaheline jama oli seal ja siis ei tahtnud eriti inimesed tolleaegse Eesti Internet Sihtasutuse juhatuse esimehega koostööd teha. Ma ei tea, sina oled seal organisatsioonis uus inimene, et kui palju sa sükest vana vaenu näed? Kui ma organisatsiooni eelmise aasta septembris tulin, siis ma nägin, et paljud suhted ei olnud sellised, nagu nad võiksid olla ja hästi palju umbsõlmi oli, kui mitte öelda probleeme laua peal, aga nendega tuleb ju lihtsalt järjest tööle hakata ja samm-sammult olen püüdnud neid probleeme lahendada, et sellise interneti sihtasutuse nagu Eestis ta nüüd on, selle ainukene võimalus on koostööd teha ja head koostööd teha kõigi osapooltega, sest et selles valdkonnas on huvid erinevad, kohati vastukäivad ja sealt tekib näguni pingeid ja probleeme ja hetkel tuleb lihtsalt usaldust luua ja see koostöövaimu tekitada lihtsalt läbi konkreetsete tegude ja konkreetsete nagu tegevuste ja ma arvan, et samm-sammult me läheme sellise normaalse olukorra poole. Kes need osapooled on, kes on .ee domeeniruumist huvitatud, et ühel poolt on ITL, kes ei ole nõukogusse tagasi tulnud, kes kunagi lahkus sealt ust selja taga kinni lüües väga avalikult ja teiselt poolt on ministeerium, kes praegu määrab kogu nõukogu endiselt, kes vist ei taha seda nõukogu väga laiendada. Mis osapooli seal veel on, kelle huvid seal täpselt mängus on? Kindlasti on veel nendele nimetatutele lisaks on kindlasti ka näiteks need inimesed, kes patendi teemadega tegelevad ehk et ja kaubamärgid ja sellega seoses nii-öelda domeenivaidlused, eks ju, et see on üks väike huvigrupp, kes siin juures teeb. Aga kindlasti võib-olla kõige märgatavamalt on laua peal ikkagi siis nii-öelda äriettevõtete huvid ja alati, ma arvan, nii-öelda interneti tavakasutaja jaoks ei ole nad võib-olla kõik need mõtted ja plaanid, mida nad ette panevad, võib-olla kõige sobivamad ja meie roll on siin väga selgelt püüda neid tasakaalustada, neid erinevaid huvisi. Ja selles mõttes ma isegi veidi rohkem ootan sellist interneti kasutajaskonna huvisi ju laua peale, sest et me moodustasime sügisel veel nii-öelda eelmiste suhete inertsist ju veel sellise 3. koostööorgani nii-öelda kogukonna nii-öelda töörühma ja täna ma näen, et tegelikult sükse interneti kasutajate nõukoja ja selle kogukonna töörühmal, et neid kahel eraldi tegelikult ei ole ju väga suurt mõtet, vaid et interneti kasutajad peaksidki olema nii-öelda ühe laua taga ja sealt kaudu oma huvi siis laua peale tooma. Vot nende igasugust töörühmadega on see probleem tihtipeale, et sa võid olla see liige, sa võid minna kohale, sa võid rääkida, sa võid öelda, et see asi on jama, ärge seda tehke või see asi on hea, tehke seda hoopis. Tegelikult ei ole ju mingisugust reaalset otsustusõigust. Sul on lihtsalt õigus põhimõtteliselt saata kiri, mis õigus on kõigi organisatsiooniga tänapäeval. Sa võid saata ka ministrile kirja, et kuule astu tagasi või et tee hoopis midagi muud.
aga miks ei ole need huvid saanud esindatud näiteks nõukogus, kus on reaalne otsustusõigus neil ja neil on reaalne järelevalveõigus, mis oli eelmise juhatuse all oli probleemiks? Jah, et lõpuks ta taandub loomulikult nõukogu tasemele, aga ma tahan öelda seda, et ma olen proovinud seda sidusrühmade koostöömudeli rakendamise juures teha seda, et kui me kas domeenireegleid oleme muutnud, isegi sihtasutuse selle aasta eelarvet läbi arutanud, aga praegult ka sihtasutuse strateegiat arutades, siis üks väga konkreetne samm on näiteks strateegia juures olnud see, et nendele asjadele, millel oli kas või üks sihtrühm tugevalt vastu, siis me jätsime need välja. Selles mõttes on nagu reaalne mõju. Sest kaasamise, ma ei taha nagu seda märksõna siin väga kasutada, sest minu arvates on Eestis natukene nii-öelda eriti riigiasutustega suhtlemiseks ja kaasamine saanud oma mingi võib-olla väikse negatiivse varjundi juba isegi. Aga see nagu veel üks pehmem samm sinna pool on ju alati see, et kui mingid ettepanekud tehakse, siis alati neile antakse ka nii-öelda põhjendatud vastused, et see on üks pool. Meie oleme nagu sammu sealt edasi läinud, et me jätame need asjad siis välja, näiteks jätsime strateegiast, millele oldi vastu niimoodi jõuliselt. Ja see lõpeb loomulikult sinna, et nõukogu, kes seda asutust nagu strateegiaid ja sihte juhib, et seal sees võiksid olla tasakaalustatud nii-öelda isikud ja ma ei ole seda alguses peale varjanud, et interneti kogukonna esindaja koht on seal minu arvates väga loomulik ja ta võiks sinna kuuluda. Millal see juhtuda võiks? See küsimus on tegelikult ju otseselt ministrile suunatud, nii et täna, kus on minister määrab nõukogu koosseisu, siis nagu tema kindlasti otsustab selle. Nii, vahepeal on siin tulnud üks küsimus Facebooki kaudu Tõnu Saamolilt. Oli mõni aeg tagasi üks juhtum, kus läksid isikukoodid ja osa andmebaasi kaduma. Algas uurimine sel teemal, väga pikk uurimine oli, nimetati ka Eesti interneti sihtasutuse esindaja poolt, ehk siis Marek Andres Kautsi poolt Tõnu Saamoli vargaks Pealtnägija saates. Ja siis Tõnu küsib, et kas Eesti interneti sihtasutus kavatseb selle eest vabandada või kavatseb Kauts seda teha? Et üldjuhul olen ma selline inimene, et ma ei taha liiga palju minevikus nii-öelda sorida ja rohkem nii-öelda tulevikku üles ehitada ja kui on vigu tehtud Eisi poolt, siis loomulikult Tõnu ees ma ka vabandan Eisi nimel. Aga iseenesest kõik need asjad saab teha niimoodi, et nii-öelda avalik huvi oleks ennekõike kaitstud ja siis domeenimaailmas oleks, kui mingisugune viga nii-öelda näed laita, siis tule ja aita, et neid saab kindlasti niimoodi koostöövormis ka neid asju teha. Ja see, mida Tõnu tegi ja mida me nüüd ka korduvalt teeme, et loomulikult tulebki koodiauditid ja turvateste teha hoolega selleks, et need asjad püsti seisaksid ja nagu me väga hästi teame, et meil on palju andekaid nii-öelda valdkonna tegijaid, et kui nad näevad mingeid auka asju, siis ma olen alati tänulikud, kui nad sellest meile vaikselt teada annavad. See konkreetne turvaauk, kas see oli pigem teie süsteemis või see oli pigem siis registripidaja poolt? No registripidajate kaudu tuldi aga ikkagi meie peame ju süsteemid tagama selliseks, et nad ka registripidajate kaudu nii lihtne ei oleks sinna sisse tulla. Nii see tõesti on. Oli ka üks eurorahadega tehtud projekt, mis kukkus läbi ja küsitakse vist raha tagasi või see ei ole lõppenud sinimaani? Ei, see on nüüd ikka lõppenud juba eelmine aasta ja raha on tagasi küsitud ja ka tagasi makstud ja see on nüüd üks väike osa siiski rahast küsiti tagasi ehk selles mõttes põhiline osa siis Eisi infrastruktuurist on nende eurorahadega tehtud. Ja see, et see hange ei olnud võib-olla oli niimoodi läbi viidud, et see oli vaieldav vähemalt selle õiguslik korrektsus, siis tänu sellele
nagu me väga palju muidki näiteid Eestis teame, et neid küsitakse päris hoolega neid tagasi ja nii et EIS oli üks nendest, kellelt siis tagasi küsiti ja midagi ei olnud teha. Meil ei olnud mõtet ministeeriumi ehk kes on üks meie asutajad, tema vastu nagu halduskohtusse küll minna ja seda nõukogu väga selgelt otsustas ja selle tõttu on see raha tagasi makstud ja see juhtum nii-öelda nagu selles mõttes suletud, kuigi need vahendid oleks tulnud leida nii ehk teisiti ja üles ehitada seda infrastruktuuri ja käigus hoida, nii et seda võrd vähem sai seda raha kasutada. Seadus võimaldab ka eelmiselt juhilt selle tagasi küsitud raha tagasi küsida. Seda ei ole te kaalunud? Oleme kaalunud ja selle kohta me tegime isegi majasisese õigusliku analüüsi ja see õiguslik analüüs näitas, et see võimalus tagasi saada eelmiselt juhilt, seda on imepisikene ja selle õigusliku analüüsi peale, selle arutluse peale nõukogu otsustas siis, et me ei lähe seda sealt tagasi küsima. Küsimus oli selles, et kas juriidiliselt on võimalik, mitte selles, et kas majanduslikult on inimesel võimalik maksta? Ei, loomulikult seda inimese poolt me isegi minu teada ei rääkinud, aga just nimelt õiguslik analüüs oli ja selle peale nõukogu tegi oma nii-öelda siis otsuse. Meie vana hea sõber teema Zonefile'i. Mis sellega on? Ma saan aru, et oli plaanis analüüsida seda küsimust õiguslikust seisukohast. Siin on olnud seisukohti ka Andmekaitse Inspektsiooni poolt, et see käib avaliku teabe seaduse pädevusse, järelikult nemad võivad ette kirjutada, et te peate seda välja andma. Kas te annate ja on tänapäeval? Tänase seisuga me ei anna välja Zonefile'i ja no siin on mitmeid põhjuseid, et võib-olla kõige lihtsamad on nendest need, et mina nagu tauniks väga selgelt sellist spekulatiivset tegevust selles domeeni valdkonnas. See on nagu üks asi, et püüda saada selliseid domeeni nimesi enda valdusesse, mida saaks pärast siis kallimalt maha müüa. Kindlasti on äriettevõtted ei ole sellest huvitatud, kui näiteks Alle Kokk tahab mingi järgmise tootega turule tulla, siis ta üldjuhul esmaselt ühe domeeni nime registreerib ära ja kui see on kõigile avalikult kättesaadav, siis ka Saku saab vaadata, et ahaa, selline mingisugune õlu uus on tulemas turule, et ehk ma ennetan seda. Ja kindlasti kolmas argument on niisugused isikuandmed, mis võivad siis Zonefile'iga tööd tehes väga ja FuEasy'ga tööd tehes siis väga ruttu nii-öelda isikuandmed nii-öelda minna sellisel tasemel, et me saamegi teada, palju Elver Lohol või Eiki Sibulal näiteks domeen on ja võib-olla see ka ei ole kõige sobilikum, et me ei ole nagu selles mõttes lõplikult selle lukku löönud selles mõttes, et kas näiteks lepingulise suhte alusel seda võiks anda, nagu prantslased teevad, aga prantslastel on see ka, et see on siis 10 000 eurot maksab see leping pluss seal lepingu tingimused, et näiteks teaduslikel eesmärkidel iseenesest ju analoogia võttes võiks see olla ju iseenesest täiesti mõeldav ja läbi räägitav. Aga tänane seis on selles ja mis Andmekaitse Inspektsiooni teeb, siis tema seda ettekirjutust tänaseni ei ole teinud, me oleme kirju vahetanud ja õiguslik analüüs, mis me tellisime, näitab hoopis seda, et avaliku teabe seaduse alla EIS kui asutus ei kuulu, vaid et me osutame avalikku teenust siin Eesti riigis. Minu arusaam sellest on olnud, et põhjus, miks EIS-i tegevus ei käi avaliku teabe seaduse alla, on pigem sellepärast, et puudub haldusleping, mille riik oleks sõlminud Eesti Interneti Sihtasutusega. Et on olemas küll valitsuse korraldus, millega anti käsk, et e-neti alt peab see minema üle uue asja alla, mis on MKM-i all, aga ei ole seda halduslepingut, mida formaalselt justkui avaliku teabe seadus eeldaks. Et de facto see on sisuliselt selline asi, aga de jure ei ole lepingut olemas. Jah, et see õiguslik analüüs, mis me tellisime, näitab ka seda, et
et üks küsimus oli seal lõpuks see, et kas praegune õiguslik nagu baas EIS-i tegutsemisele või domeenimaailmas tegutsemisel on nagu piisav. Ja minule isegi mõneti üllatavalt see väide oli, et on küll piisav, jah. Et loomulikult võib alati paremini ja neid teid, kuidas saab paremini, on ju ka räägitud. Eks üks võimalik tee tõesti võib olla haldusleping, teine võimalik tee on mõnes seaduses võib-olla natukene püüda reguleerida. Aga see muudaks juba sihukest õiguslikku olukorda nagu selles mõttes rohkem selliseks, et siis riik võib-olla, kas me tahame, et ta nii palju sekkub sellesse valdkonda ja hetkel tundub, et riik seda ka väga ise ei taha. No hetkel on olukord, kus kogu nõukogu on ühe ministri määrata. See on päris suur, mitte isegi riigi sekkumine, see on sihuke, kasutada sihukest populistlikku sõna, et see on diktatuur juba otsapidi. Tähendab, et seda ma saan nüüd küll ütelda, et selle aja jooksul, kui mina ise eesotsas on olnud, ma ei ole kordagi täheldanud nagu riigi liiga suurt survet või soovi midagi asju teisiti teha, kui see ei ole avalikes huvides, aga nagu me väga hästi teame, teoreetiline võimalus on selleks ju jah olemas ja nii, et selles mõttes selle mudeli üle ja kes on nõukogu liikmed ja et see võimalikult tasakaalustatud oleks, kas või ITL-i liikmed sinna tagasi tuleksid, see on ju, see tuleb varem või hiljem peab sündima. Ja hetkel see on ministri otsuse taga? Ma olen niimoodi aru saanud küll jah, et see on ministri otsuse taga. No nii, üks pikk teema, millest on räägitud ammu juba alguses saadik, on .ee domeeni turvalisus ehk DNSSEC. Mis seis sellega on, kas arendus käib, millal võib oodata DNSSEC-i, mida see meile annab? Jah, et üha rohkem ja rohkem rünnakuid ju toimub DNS maailmas ja selles mõttes otsitakse ju palavikuliselt lahendusi, kuidas seda nagu teed turvaliseks teha ja DNSSEC on nüüd siis üks märksõna, mida ju väga paljud registrid kasutavad ja ICANN on isegi uutele tulijatele selle suisa kohustuseks nii-öelda peale pand, et geneerilised muidu ei saa üldse lepingut ICANNiga, kui igal juhul DNSSEC peab olema rakendatud. Et selles mõttes ta on nagu tulnud, et jääda. Teisest küljest ma saan aru ka nende skeptikute ja kriitikute osas, kes ütlevad, et aga mis ta siis nüüd ikkagi kõik ära lahendab. Ja nendele ma jagan mõnevõrra nende arusaama selles mõttes, et jah, ta loomulikult kõiki interneti turvalisuse probleemi ei lahenda, see on ka ilmselge. Et selles mõttes, et senikaua, kuni midagi paremat ei ole välja mõeldud, senikaua on mõistlik, tundub, et seda rakendada. Ja EIS-is nüüd konkreetselt oleme me selle arendustega täpselt sealmaal, et me oleme oma plaanid täna sättinud niimoodi, et 1. jaanuar 2014 on siis e-tsoonis siis DNSSEC-iga nii-öelda allkirjastatud ja me saame seda pakkuda kõigile neile, kes soovib. Me ei lähe mingisuguse nagu kohustusliku teed mööda, vaid et tõesti see, kes soovib seda endale DNSSEC-iga saadud domeeni saada, siis temal on see võimalus olemas. Nii et täna oleme selles maas, konkreetne protsess on see, et me oleme siin ka taotlemas euroraha selle rakendamiseks, aga kuuldavasti need vahendid, mis veel on jäänud nagu selle aasta lõpuni, on hästi mitu korda üle nii-öelda bronnitud ja see, kui edukad me seal oleme või ei ole, seda täna veel vastust kahjuks ei ole. Ehk et me peame üsna ruttu tegelikult ju tegutsema selles mõttes, et turvamooduleid osta ja siis asi püsti panna veel selle poole aasta jooksul. Kui te euroraha saate, siis jääb teil endal rohkem raha reservi ja äkki saate langetada ka domeeni hinda? Nagu teada, meie strateegia üks eesmärke, mis ei ole küll väga tavapärane, ongi jah, domeeni hinda ju loomulikult langetada ja selle küsimuse juurde tuleb juba septembris nõukogu. Ehk et mis on siis domeeni hind 1. jaanuaril 2014 ja nii palju ma saan täna muidugi juba öelda, et kindlasti on ta languse suunas. Et see on meie väga selge eesmärk, et
domeeni hind peab olema ikka väga selline, mis selle registripidamise nii-öelda efektiivse registripidamise ära katab ja praegult on EIS-il piisavalt suured reservid, et me peaksime natukenegi neid juurde koguma, meil ei ole mingit vajadust selleks. Ei oska spekuleerida, mis võiks domeeni hind tulla? See ei oleks minust sobilik täna see number välja öelda, aga kindlasti ta langeb, jah. Kui ta tuli, siis ta oli üsna kõrge. Mis see hind oli, mäletagi? 17 oli, jah. Ja praegu on? 15. Nii et ta on langenud mitte just väga palju, aga natuke siiski. Aga järjest on langenud, jah, nüüd. Ja teil on, kas on mingi konkreetne number, et mitme aasta reservid hoiate? Nõukogu võttis vastu siin kevadel ka toimepidevusreservi suuruse ja nõukogu otsus oli see, et see on kuni 80% siis aasta käibest. Ja see toimepidevusreservis on siis nagu mitu nagu sisulõiku siis ja üks nendest on siis selline võimalik infra hävimine. Kuna meil on mitmes serverimajutuskohas siis, et need kõik korraga maha põlevad, see tõenäosus on üsna väike, nii et seal ei pea hoidma nagu kogu seda nii-öelda suurusjärku, aga siis on ka teatud ettenägematud arenduskulud, kui seda peaks ruttu vaja minema, aga ja siis on ka nii-öelda turukõikumised, et täna me ka veel väga täpselt ei tea, et kui uued geneerilised tulevad, et kuidas see meie turule mõjub ja kuidas EU nii-öelda võidukäik Eesti turul nii-öelda jätkub või ei jätku. Ja et siis ei peaks kohe hakkama, kui turukõikumised on nii-öelda hinda näiteks tõstma, et see oleks küll viimane asi, mida võiks teha, vaid pigem, et ümber korraldada niimoodi asi, et saaks nagu uutmoodi nagu asju siis korraldada ja selles mõttes selline üks väike osa sellest toimepidevusreservist ongi selline investeeringute reserv, et sinna on mõistlik aja jooksul koguda nii-öelda iga aasta natukene. Et siis, kui on vaja ühte suuremat investeeringut, näiteks infra puhul ju 5 aasta tagant ikka tuleb midagi välja vahetada suurusjärgus niimoodi. Ja see võiks olla üks osa ja täna seda osa ei ole vaja koguda, sest et EIS-i reservid on eelmistest aegadest piisavad ja me pigem saame nagu lähiaastate investeeringud nende reservide arvelt teha. Hetkel see nõukogu määratud piirmäär, see on täis siis? 80%? Jah. Okei. Mis teil plaanis on üldse investeeringute koha pealt? DNS-ek on niisugune suurem asi, aga pärast seda? Tegelikult on niimoodi, et strateegia räägibki kõik need asjad ära, mida me nagu teeme ja seal on nagu 2 paralleelselt joont, et üks on nii-öelda sellise korraliku registri ülesehitamine ja seal hulgas siis ka infra, sest et kui EIS oli suhteliselt nagu tagasihoidlikult plaaninud oma asju, et selline hädavajalik võiks ju olemas olla, siis nõukogu tuli ikka ja jälle selle küsimuse juurde tagasi, et mis on siis optimaalne selline näiteks kas või infra. Ja siis me võrdlesime seda nii-öelda Euroopa teiste registritega, mida nagu nemad teevad. Selles osas saime teada, et meil on pikk tee minna, et me oleme vaata, et põlve otsas nii-öelda peaaegu teeme asja. Et see oli nagu see võrdlus ja teine võrdlus on, siis me võtsime eksperte nii-öelda väljaspoolt, nii-öelda väljaspilguga eksperte ja üks neist näiteks oli Merike Käo, kes siis käis meie süsteemi põhjalikult vaatamas ja ütles muidugi, et sellised nii-öelda replikeerimised ja sellised asjad, ehk koopiate tegemised asjad, et need on nagu hädavajalikud, et need siia tekiksid ja rääkimata siis sellest, et selline logi haldussüsteem, et me ikkagi üsna näeksime kogu aeg, mis toimub ja kuidas toimub asjad, et need tulevad nii-öelda nagu üles ehitada veel, ütleme niimoodi. Ja nüüd siis Fredi andmebaas, mis registrit peab, see on tsehhid on juba vist paar järgmist versiooni sinna peale teinud ja kuna meie oleme seda ise arendanud edasi, siis need tsehhi uued versioonid meile ei kõlba paraku ja see olemasolev vana, ikkagi
ma ütleks isegi täna niimoodi, et see asjata arendusraha isegi liialt kulutab selles mõttes, et sihukest vana asja püüda arendada. Nii et sellega me peame väga selgelt tegema omad valikud, et kuidas teha nagu uus ja töötav registrisüsteem, mis oleks ka nii-öelda paindlik ja oleks ka arendatav nii-öelda palju lihtsamalt ja kiiremini, nagu me soovime. Et noh, need on nagu sellised põhilised tegevused, et kui me strateegiasse kirjutasime näiteks ka turunduse, et me peaksime, et domeeni arv kasvaks, siis saaks ka hinda kogu aeg jälle allapoole tuua, eks ju, väga ühene seos, eks ju, siis noh, turunduskampaaniaid eriti, mis mõttes eelarvemahukaid me kindlasti ei planeeri, et kui siis registripidajatega koos ja selline noh, nii-öelda püüame siin ikka väga mõõdukuse piiri jääda. Et need on need sellised võib-olla sihuke ülesehitamine, siukse arendustegevuste peale, mis me muidu teeme, noh nende peale me väga suuri summasi ei ole ju planeerinud. Ühesõnaga see süsteem, mis on siiamaani olnud, et see oli siis selline, kus ei olnud korralikku logi ja kus ei olnud ka replikeerimist ja see oli ehitatud mingisuguse vana tarkvara peale, mida ei saanud uuendada, kuna oli vajadus ehitada oma jalgratas sinna peale. Jah, ja me peame tahes-tahtmata seda pidevalt püüdma arendada, aga ma ütlen, et need ei ole mõistlikud arenduskulud. Neid saab teha paremini ja teistmoodi ja siin, kui algus on nagu valik oli Fredi andmebaasiga, et noh, et kas me teeme nagu tükki haaval arendame nagu edasi niimoodi väikselt, eks ju, tundus palju mõistlikum, siis täna on ikkagi see kaalukoos hoopis selles mõttes, et seda vanat nii-öelda sinna oma jalgrattaid peale ehitada ei ole mõistlik, eks ju, mida nagu aasta edasi seda ebamõistlikumaks siuke tee läheb. Kelle otsus see oli, kus siukene idee tuli, et ehitada siuke süsteem, kus ei ole elementaarseid IT-infosüsteemi osi ja enda jalgratta leiutamine käib, et no ma olen aru saanud, et ikkagi Fred võeti enne kõik selleks, et mis oli nii-öelda turult võtta ja mis meile anti, et võimalikult ruttu see püsti panna register. Et see oli mõnevõrra selline nagu hädaotsus ja sellel ajahetkel suure tõenäosusega ka üks parimaid võib-olla otsuseid, aga selles valdkonnas, nagu me väga hästi teame, muutub kõik ja kiiresti teinekord. Fred iseenesest ei ole vist halb tarkvara, lihtsalt see lähenemisviis, kuidas Eestis seda püsti pandi ja edasi arendati, see oli probleemne, ma saan aru. Jah, aga ega ta on see Fredi versioon, mis meil nagu töös on, ega täna on ta ajale jalga läinud väga selgelt, eks ju. Nii et sellega midagi hõisata ju ei ole, eks ju. Me saame loomulikult hakkama ja võib-olla saaksime paar aastat veel nii-öelda hoiaksime teda nagu püsti, aga see ei ole nagu mõistlik tee, eks ju. Me peame ikkagi palju paindlikuma nii-öelda registri endale saama ja kus me saame nii-öelda vastavalt meile vajadustele, vastavalt nii-öelda siis avalikkuse vajadustele kas või kõikvõimalikku statistikat enda veebilehele rahulikult üles panna, et meil on mitmeid asju, kuidas paremini nii-öelda ühiskonda teenida, eks ju, aga praegult toimub see väga nii-öelda väga vägisi nende asjade arendamine. Muidugi, kui teil seda replikeerimist praegu ei ole ja oleks seda vaja, et kas ei oleks siis mõttekam anda tsoonifaili välja, et see jääks vähemalt minu arvates see backup koopia, et kui teil endal süsteem hapuks läheb. Ja ei, see on kindlasti vahva mõte, aga eks meie kohustus on seda püsti hoida registrit ja eks me kindlasti seda kohustust täidame. Kusjuures, kui see nimeserver oli siin hapuks läinud vahepeal, siis minul tekkis küll mõte, et peaks kusagilt poretsema selle tsoonifaili, et saaks läbi käia, esitada kõigisse serveritesse päringu iga domeeni kohta ja siis vaadata, et mida nad annavad välja õigesti või valesti. Oleks olnud mingisuguse statistika kokku näiteks. Aga jah, see ei läinud niimoodi päris. Et oleks kasulik olnud, aga jah, aga me ootame nüüd seda redelegeerimist ikkagi, et see on üks väga selge töö, mis nüüd ees seisab, et siis nimeserverite
nii-öelda kogu park, kui me nii võime ütelda, see üle vaadata, need asjad ära lõpetada, mis ei ole mõistlikud, see on üks esimesi nimeservereid, mis nüüd iga natsu aja tagant ära kukub, mille me välja vahetame, aga kui palju meil Anycaste veel vaja on, eks ju, mis on pilvedes, mis meil üks Rootsis näiteks üks nimeserver on, eks, et see kõik, kogu see süsteem tuleb üle vaadata ja siis ka lepingud sinna vahele panna, sest täna on ju suhe selline selle konkreetse nimeserveriga, et me helistame klienditeenindusse, kus paraku ei ole isegi inimene vastas, vaid robot. Ja siis ta küsib esimese asjana, et mis on su siis selline kliendi number. Vabandust. Ja kui meil seda ei ole, siis tihti nagu edasi ei saa. See kõlab väga absurdselt. Absoluutselt. Seal teie strateegiakavandis oli ka mainitud, et vähemalt mingis mustandis, et tahate teha Eesti Internet Sihtasutuse teenuste äpid mobiilidele. On see töösse läinud, on see kuidagi edasi arenenud see idee? No see on selline põhimõtteline lähenemine, et kui äpindus nagu tugevalt areneb, siis et ka meie mõtleme selle peale. Loomulikult me vaatame asjale ikka väga selgelt otsa selle pilguga, et näiteks registreerija portaal, et kus sa saad ka siis näiteks oleks teoreetiliselt võimalik mobiiliäpi kaudu seda teha, aga kui me vaatame, kui palju meil seda registreerija portaali nii-öelda kasutab reaalselt inimesi, siis me selle pealt on väga lihtne ütelda, et seda äppi täna kindlasti vaja veel ei ole, eks ju. Nii et nende asjade peale me vaatame ikkagi väga, väga realistliku pilguga, et mis on mõistlik teha ja mis ei ole mõistlik teha. Teil strateegiakavandis oli ka idee, et võiksite hakata esindama interneti kogukonda ja hakata kaasa rääkima interneti vabaduste kaitse ja interneti poliitika teemal. Mis sellest on saanud, et kas see idee on kuidagi edasi arenenud? No meie põhikirjaline eesmärk on olla nii-öelda domeenimaailmas siis ikka kogukonna teatud mõttes esindaja ja ennekõike siis see, mis nii-öelda maailma interneti kogukonda puudutab versus siis Eesti omaga. Et eks seda me jõudumööda püüame ka teha, mis nüüd interneti vabadustega on, et siis see on nagu selline pigem laiem eesmärk selles mõttes, et me tahaksime nendes asjades teha nii selles valdkonnas, et kui kuskilt keegi tuleb seda internetivabadust nii-öelda piirama või suisa kuidagi mõjutama, et siis me nii-öelda oleme selles ühisrindes selle vastu. Et Eestis on internetivabadusega olnud siiamaani ju lood, isegi öeldakse väga hästi, aga mis ei tähenda seda, et üha rohkem ja rohkem näiteks ICANN-i tasemel ju räägitakse seda, et aga nüüd turvalisusest me pole ju internetis rääkinud. Ja nii kui hakatakse interneti turvalisusest rääkima, nii millegipärast on näiteks Venemaa ja Hiina välja ilmunud, kes ütlevad kohe, et muidugi peab turvaline olema, aga tänu sellele peaks siis ka ühtlasi internetivabadusest kõvasti lõimu maksma, et nendel arengutel tuleb väga selgelt pilku peal hoida ja see, mis toimus ITU konverentsil, seda me ju peaaegu kõik teame, et kuidas siis Hiina ja Venemaal õnnestus väga edukalt nii-öelda oma põhimõtteid nii-öelda selle interneti turvalisu katteloori all nii-öelda teistele riikidele, eriti mis kolmandat maailma puudutab, nagu selgitada ja läänemaailm jäi väga selgelt ju hätta seal. Minu probleem sellega on võib-olla nõndasugune, et okei, siin on väga konkreetseid teemasid, kus on selge sõna võtta, et näiteks valitsused ei peaks interneti pealt kuulama. Praegu on see Prismi skandaal, samuti, et me ei tohiks luua niisugust taristut ja niisuguseid juriidilisi võimalusi selle jaoks. Need on niisugused selged küsimused, aga võib-olla keerulisem küsimus on tänapäeva autorikaitse teema. Ja autorikaitse teemas on igasugused lepingud, mis tulevad kogu aeg. Alles hiljuti oli siin Justiitsministeeriumis ühe VIPO lepingu, Pekingi lepingu arutelu, järjekordne suure osa maailma jaoks uus õigus, meie jaoks natuke vana juba õigus. Aga need on teemad, kus valitsus on suhteliselt üksmeelselt nende lepingute poolt.
ja samas teie nõukogu on määratud ühe valitsusliikme poolt praktiliselt ainuisikuliselt. Et kas siin ei teki see probleem, et okei, te saate ka niisuguse hea reputatsiooni, teil on ressursse, et võidelda internetivabaduse eest, aga kui tuleb kusagil näiteks tõesti näiteks autorikaitse kaudu mingisugune uus jama, siis teil ei ole võimalik sõna võtta, kuna minister või nii-öelda kõrgem ülemus keelab ära selle. No väga tahaks loota, et Eestis asjad nii juba ammu ei käi, et keegi üks isik käseb ja poob ja laseb, aga iseenesest siin on nagu kaks poolt, et kindlasti ka EIS-il peaks selles osas nagu võimekus tuleks arendada edasi, sest et täna meil ju selle valdkonna peal on, võiks öelda niimoodi veerand inimest, eks ju, niimoodi, kes sellega tegeleb. Et mitte ma ei taha öelda seda, et lähiaastatel peaks EIS inimeste arvu võrra suurenema, et seda plaani ju ei ole praegult, aga pikemas perspektiivis ma nagu ei välistaks seda. Aga siin ma tahaks pigem nagu mütsi tõsta ja nii-öelda kummardada nende inimeste poole, kaasa arvatud mu vestluspartneri poole, kes on nagu sellise kommenteerija rolli avalikus meedias nagu endale saanud ja selle käest küsitakse ja see on pigem tuleb vaadata, et mitte seda nii-öelda, et seda ei kuritarvitata meedia poolt, ma mõtlen nii-öelda, et igas asjas peaks siis nagu seisukoht olema. Et siin on libastamise võimalus alati ka, eks olemas, aga meie nii-öelda märkisime selle ära sellise väga selge sihina ja täna on ta siukse väga suure üldistuse tasemega, et sinna poole liikuda ja selles asjas nii-öelda nagu kaasa rääkida ja pigem teha seda nagu teised registrid näiteks Euroopas teevad, et nagu kaasnevates valdkondades küsitakse ka nii-öelda arvamus siis ka registripidaja käest, eks ju, sest näiteks ITU konverentsil olid mitmed registripidajate esindajad olid valitsusdelegatsiooni liikmed täitsa ja nad andsid nagu nõu ja panid seda asja nagu paremasse pilti, et ma arvan, et nagu pigem nagu sealt kaudu on see väga reaalne ja selline igapäevane näiteks kas seadust või nende eelnõude või rahvusliste lepingute analüüs, et see pigem on nagu siis tulevikumuusika EIS-i jaoks. Üks väga konkreetne probleem just siukse internetivabaduse poolt võitlemisega, et ei ole ressursse kodanikel, kes tegelikult igast MTÜ-de asjadega ja ei ole ressursse, me võime siin rääkida, et jah, keegi võiks palka maksta, see oleks väga tore. Ei ole kahjuks väga realistlik, aga üks väga konkreetne probleem näiteks, millega ma pöördusin siin päev 2 tagasi Internet Society juhatuse poole. Seoses praeguse Prismi skandaaliga siis tekkis küsimus, et millised on minu õigused rahvusvaheliste lepingute järgi. Sest Eestis kaitseb mind Eesti põhiseadus, USA territooriumil kaitseb mind USA põhiseadus, aga kui ma olen eestlane Eesti territooriumil, siis USA põhiseadus mind ei kaitse. Ja sealsed seadused, mis peaks mind kaitsma, need ka minu kohta ei kehti. Aga on erinevad rahvusvahelised lepingud, eks Euroopa inimõiguste konventsioon, erinevad ÜRO lepingud, millest paljuski mul ei ole õrna aimugi, kuna ma ei ole selle valdkonna ekspert. Ommetigi see on täiesti selline teema, kus mõni jurist võiks maha istuda, analüüsida ja ka tuua välja konkreetsed kohad, et kuhu saaks näiteks eestlane kaevata NSA peale või siis mina eurooplasena, kuhu ma peaksin kaebama näiteks Euroopa inimõiguste konventsiooni järgi Inglismaa valitsuse peale, kuna nemad on lubanud võrguliikluse lausjälgimist, sellega riivame minu privaatsust, millised on minu õigused, kas mul on seal see õigus kaitstud. Et sellised analüüse ei ole olemas ja need on tegelikult ülivajalikud. Et kas EIS-i roll võiks olla mõnes mõttes selline, et panna natukene raha alla, mida teil peaks jätkuma vähemalt piisavalt ja tellida sellised analüüsid? Et tegelikult on see juba laiem ja riiklik probleem, et teatud uutes valdkondades nii õiguslikku analüüsi kui ka võib-olla siis ekspertanalüüsi liiga palju ei ole.
ja siin ma näen nagu seda lahenduse teed pigem selles, et nii nagu siis ISOC ja nii ka EIS avaldavad selles mõttes survet ja kes iganes siis kodanikuühiskonnast, et ministeeriumid, kes on selleks seatud, et nad tegeleksid nende asjadega ja analüüsiksid neid asju ja läbi selle, kui see surve on piisavalt suur, siis üldjuhul tegeletakse asjaga. Riigi poolt on ju väga positiivne samm see, et lõpuks komplekteeriti IT asekantsleri kohta ära ja noh, et nagu elementaarne, aga lõpuks on ta tehtud ja nagu ma aru saan, on Taavi Kotkal tööd käed-jalad täis, nii et selle koha pealt on vähemalt nagu kontakt, kus kaudu asju nagu toimetada ja teha. Ja nüüd, mis konkreetselt puudutab EIS-i ja seda küsimust, et siis see küsimus oli üks küsimus, mis nagu ettepanek, mis tuli strateegia juurde, et võiks olla selline fond näiteks, mis seda toetab. Ja see paraku nõukogu toetust ei leidnud. Ja kaalutlusel oli see niimoodi, et nähti suuremat väärtust täna sellel, et domeeni hind peaks võimalikult ruttu langema ja et EIS kui selline organisatsioon peaks olema võimalikult efektiivne. Et ka järgmine aasta juba peaks ta vähem vahendeid kulutama kui see aasta kasve, kuigi see aasta oli juba üle 20% ju väiksem eelarve ja seda väärtust nähti täna nagu suuremana, et viia see domeeni hind siuksele enamjagu võrreldavale ja mõistlikule tasemele. Ja mis siis ei tähenda, et tulevikus kunagi selle peale ja selle küsimuse juurde ei võiks tagasi tulla. Nii et noh, see mõte oli tõesti laual, aga otsus on täna selline. Kui rääkida sellisest rahvusvahelisest teemast, et millal ma saan .ee domeene registreerida mingisuguse välismaa ettevõtte juures, et minul on väga palju domeene on sellise väga mõnusa teenusepakkuja nagu Gandhi.net juures ja nemad .ee-d ei paku. Samas nad pakuvad praktiliselt kõiki muid Euroopa riike ja pakuvad ka .eu-d. Mul on isegi paar .eu domeeni selle juures ja neil on väga mõnus tasuta lisaasi, iga domeeniga saab kaasa SSL sertifikaadi, täitsa mõnus, kasutan, olen väga rahul. Eesti teenusepakkud ei paku selliseid asju, nad ei suuda konkureerida sellise teemaga ilmselt selliste pakkumistega. Aga ma ei taha hoida oma .ee domeene Eesti teenusepakkujate juures. Ma tahaks midagi rohkemat saada, et millal mul oleks võimalik saada mujalt maailmast, teistest maailma ettevõtetelt .ee domeene? No meie strateegia näeb ühe väga ambitsioonika eesmärgina, et selle perioodi lõpuks, 2015. aasta lõpuks on meil domeeni arv kuskil 83 000 juures, ja, mis on väga nii-öelda kõrge latt, ütleme, ja selleks peab erinevaid tegevusi tegema. Ühest oleme me rääkinud, on võimalik hinnalangus, eks ju. Aga kindlasti domeeni reeglite lihtsustamisest on teine nagu põhiline asi, mille kallal me tegeleme, ja kindlasti see Eesti halduskontakti nõue on üks ja esimese asju, mis on praegult EIS-is analüüsimisel, et kas see ära kaotada ja mis sinna nagu asemele tuleb, sest et nii lihtne see küsimus ju ka ei ole, et me kaotame ära, teeme domeeni võimalikult lihtsaks, e-mail ja faks on ju küll, eks ju, mis aitab inimest nagu tuvastada ja paljud Euroopa registrid paraku nii teevad, eks ju, aga nagu see ei ole mõtet nagu ühest äärmusest teise minna, eks ju, et meil oma ID-kaardiga asjade toimetamise üle oleme ju piisavalt uhked ja mis on see vahepealne nagu mõistlik lahendus, et see on meil nagu kaalumise all, et neid reeglid teha ja üks teema ongi välismaiste nii-öelda registripidajate siis nagu meelitamine, et nad seda teenust pakuksid ja täna on paljud ütelnud, et just nimelt see kohalik halduskontakt on see, mis neid takistab seda ja teine muidugi, mis on palju reaalsem, on Eesti turu väiksus muidugi, et on küllalt ju neid suuri teenusemüüjad, kes ütlevad, et noh, kuna mul kõik ülejäänud Euroopa Liidu domeenid on nagu portfellis, siis ma võtan muidugi EE ka, eks ju.
aga viimane tulija, kes meil on on juba pool aastat meil nagu registripidaja olnud, ta pole ühe vist katseks domeeni registreeris ja rohkem ei midagi. Et selles mõttes nagu ega nad ei torma siia turule ja nad ei torma meie registripidajaks olemist. Kusjuures meie registripidajaks olemise tingimused ei ole mingid sellised eriskummalised või raha liiga suur, mis selleks peab maksma, et need võrreldes kõigi teistega ei ole märkimisväärsed. Aga need on ikkagi nende registripidajate iseseisvad ja äriettevõtted iseseisvad otsused ja meie muidugi teeme tööd, et mõistlikud või ütleme siis niimoodi, et ebamõistlikud takistused sealt eest ära tuleksid, aga nemad teevad ikkagi neid otsuseid. Samas ma ei saa ka praegu kolida oma olemasolevaid .ee-domeene kuhugi mujale, kuigi võiks see võimalus olla, et mitte end registreerida, et registreerimine on teine teema, aga iseenesest registripidajate vahel liikumine on ju imelihtne, et akrediteeritud registripidajad on meil kodulehel olemas, et nende juurde, kelle iganes juurde minna. Okei, nende vahel saab, jah, aga väljaspool seda süsteemi ei saa praegu. Aga kas võiks olla äkki see, et kui teil tuleb see DNS-seki tugi, et siis kui sa tahad DNS-sekiga domeeni, siis võtad Eesti halduskontaktiga, et see on siis vajalik, aga kui ei taha DNS-seki, siis ei ole vaja. Seda peab ju kaaluma, et isegi niimoodi me pole seda mõelnud, sest et võimalikult võrdselt muidugi peaks ju kohtlema, et me tahaks, et oleks nagu Leningradi Ermitaas, et siis oma inimene saab ühe rahaga sisse ja siis külaline peab teise rahaga sisse saama, et ma ei tea, isegi domeeni maailmas on neid nii-öelda erinevaid hindu domeenidel ju nii palju, mis siin turul on, nii et see võiks ju olla kõigi jaoks üks ja sama, mis hinda küsitakse domeeni eest, .ee-s siis. Nii, millega on plaanis lähiajal tegeleda, et kas on mingisuguseid suuremaid üritusi planeerida, sealt strateegiakavandis oli teemaks ka, et erinevate konverentside ja know-how toomine Eesti pinnale, et on selles mingisugust liikumist olnud? Mis me kõige lähimas tulevikus ju planeerime, ongi DNS-sekiga seotud siis sellised selgitused, tutvustused ja mis vormis me teeme, kas seda seminari või hommikukohvide või mingites muudes vormides. See on nüüd iseasi, me oleme paar selle ala entusiasti Euroopas saanud nende lubadused, nad tulevad meile rääkima ja püüame nagu hetkel nagu seda laiemat nii-öelda teadmist selle koha pealt teha neile, kes seda soovivad teada saada, aga kõik ülejäänud asjad on see, kui vastav teema on, et siis loomulikult me nagu püüame seda ka nii-öelda avalikkusega jagada. Kas on äkki ka mingisuguseid koostöösoove, et kui kellelgi on ideid, millist konverentsi peaks korraldama Eestis, äkki võib teiega ühendust võtta? Absoluutselt, jah, need asjad on alati ju teretulnud, sest et ega siin niimoodi mitu organisatsiooni või pead kokku pannes sünnivadki siis tuumakamad asjad, nagu ikka. Selge, aga tänaseks vast kõik ja kuulmiseni. Aitäh!